Guten Morgen! Jõudsite siis uuesti minu kanalile. Mõtlesin võtan teid täna kaasa, näitan, mis ma teen. Siuke day in life. Täna tööd tegema ei pea, on jalapäev, hästi palju muid tegevusi. Siin Liisu hommikul möllab juba köögis. Mis teed? See on kõige olulisem. Seda ma sain rohkem kui tavalist toit. See on kõige olulisem. Hommikusöök. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et hommikul pean andma verd. Vaja analüüse kontrollida. Ehk siis peseme hambad, paneme riidesse ja lähme haiglasse. Aga enne seda mul on vaja vaadata, palju ma kaalun. 89,9. Miinus kaamera tegelikult ma enne kaalusin ka, et ma olin 89,5 juba. Aga enne seda veel, kui ma lähen, siis on vaja tegelikult teha mõned toimingud kodus. Ma saadan treenerile enne igat jalapäeva jalgadest video hommikuti, vaadata vormi üle, nii et saate vaadata ka seda. No nii, jalgad ide on tehtud. Ma ei tea, vaata, mis tuli ka. Kuule, päris hea on. Päris hea. Nii, aga siis praegu on vaja. Võtame kaasa EA'd. Mis asi üldse on? EA on asendamatud aminohapped, väga hea su lihaste toetamiseks ja eriti hommikul jood seda. Kui sa terve magasid, lihastes pole aminohapped, ehk siis sa kiirelt taastada neid. Nii, ja kuna ma lähme andma analüüsi, siis ma võtan kaasa ka oma hommikused rohud, mida ma võtan peale seda, kui analüüsid on antud. Ning selleks on meil C-vitamiin, et toetada immuunsüsteemi. Ning võtan rauda. Raud on siis hemoglobiini jaoks. Selles mõttes ka, et toetada lihaseid, hapniku varustus lihastesse. Fresh. Mõtlesime autosse, et õues on siitaks soe. Õues on 29 kraadi täna. Ja tundub nii, et suvi hakkab tagasi tulema. Suvi tuleb tagasi. Aga nüüd autol hääled sees. Lähme käime kiirelt ära ja koju tagasi puhkama. Jõudsimegi meedikumisse, lähme siis anname selle vere ära, äkki ma saan seal ka filmida, ma ei tea, ma küsin taga, et kui sa täidikul lõuga ei pane. Või siis ma oleks pidanud Liisu kaasa võtma, et oleks must käest kinni. Analüüsid on antud. Maksin kokku 39,60, aga ma andsin suht palju analüüse ka. Nii et ma soovitan kõikidele, kes te käite analüüse andmas Synlabis ikka veel. Ei ole pointi. Synlabis samad asjad oleks mul kokku maksnud üle 50 euro. Tavahaiglas maksad 39,40. Vahe on päris suur, kui sa käid tihti andmas. Aga nüüd siis võtame pillid sisse. Loomulikult nagu ma juba enne mainisin,
enne hommikusööki joon ma EA-d. Jõudsin siis koju, hakkame sööma või noh, enne seda, kui me sööma hakkame, peame üldse panema koolipäeva toidu karpidesse. Mul on 6 toidukorda, ehk siis 6 karpi. Lihtne, loogiline. Sööme praegu kogu aeg ainult riisi. 6 korda päevas ainult riis. Ja noh, see on nagu sitaks hea. Karpidesse kana ja kala. Liis on läinud tööle, mis tähendab seda, et free house. Okei. Toidud on kaalutud, siis alati roosad karbid on koos kalaga ja siis ülejäänud on koos kanaga. Ma sööngi põhiliselt kanariis, ma ei tea, kalariis. Väga midagi muud ma ei söö, kuna mulle meeldib. Ning praegu rasvu ma ka ei lisa juurde, kuna minu põhiline rasvaallikas ongi siis punane kala. Nii et avokaadot mina panema ei pea. Hommikusöögi kõrvale söön ma ka ananassi 150 grammi. Hetkel on siis külmutatud kujul mingi Prisma ananas. Tihtipeale ma ostan ikkagist värsket ananassi, aga praegu ma ei tea miks meie poodidest lihtsalt ei ole normaalset valikut. Kõik on kas täiesti toored, üleküpsenud ja pole ühtegi nagu maitsvat leidnud viimase aja jooksul. Ja siis otsustasin osta lihtsalt külmutatud. Vereõhk on mõõdetud 125, 57, no siuke nii, so. Võiks olla madalam, aga samas ma olen juba nii palju asja hommikul teinud ja ma hommikul unustasin mõõta, nii et see on nagu täiesti okei, ta ei ole liiga kõrge. Lõpuks hommikusööki süüa, kell on juba saanud 9 vahepeal ja kui me vaatame seda, et ma ärkasin kell 7:40 umbes. Jah, ma käisin verd andmas, ma ei saanud süüa kõikidest juba 1,5 tundi möödas, ma olen väga tublisti lükanud edasi oma hommikusööki, mis tähendab seda, et päeva peale on mul natukene lihtsam, kuna kõht ei ole nii tühi. Hakkame sööma hommikusööki, see on siis esimene toidukord, kell on 9:10. Mis me sööme siis? Mul on siin riisi, umbes 90-95 grammi kuival kujul, toorel kujul, ma ei tea, mida iganes, kuidas see õige on. Siis on kana on valmis kujul kaalutud, 120 grammi ning ananassi. See on OP, see on nagu magustoit ja seda on mul 150 grammi. Mul praegu hommikut ei meeldi süüa putru või mingi, ma ei tea, magusid asju. Ma pigem söön soolast, söön rohkem seda ning see täidab paremini minu kõhtu. Lihtsalt ma ei tunne näljatunnet nii kiirelt. Nii et tavai, head isu. Essamiil on sees. Kell 9:24. Eks mul kulus 10 minutit, et see ära süüa. Kuigi ma sõin ülirahulikult ja tegin arvutusi asju ka, nii et seal perses ma ei oska aeglaselt süüa. Ja see on väga halb. See on väga halb. Nüüd on aeg järgmiseks rohtudeks, kus siis oomega 3. See on nagu must have. Iga sportlane tavainimene peaks tegelikult võtma neid. Siis ma võtan veel nakki. Nakk on ka väga tähtis. Ning rohkem polegi midagi, on ikka vaja. Siis on mul vaja tableti seda võtta. Kõik. Kreatiini ka. Nüüd ongi aeg minna jalutama, sest kui sa samme ei tee, ega sa kaalust alla ka ei võta, oleme ausad. Õues on täna ikka crazy ilm. Ma ei tea, kas uskuda seda ilmateadet, aga minu telefon näitas, et õues on 25 kraadi. Ja no pargis elu käib, ma ütlen. Mingid ässad päevitavad kuskil seal. Päike paistab. Mul on kahju sinust, kui sa pead tööl olema. Ma arvan, et sa peaks töölt ära minema, sest õues on hea ilm. Reede, kell on 10 hommikul.
oi plää, see on siitaks mõnus. Reede, siuke hea ilm. Tõesti jalutad kuskil chillid. Kortisoli tase on nagu nullis lihtsalt. Teeme paar pull-upi ka. Päris hea. Mis nii viga elada? Ülijoope ma panin mingi poole peale ja see oli sidasi raske. Võis ma lihtsalt nõrk, ma arvan pigem see teine. Jõudsime jalutuskäigu koju, enne seda veel käisin kiirelt poes. Ma saad osta juurikaid, külmutatud juurikaid ja teha neid ahjus, kuna meil said otsa need. Ma teen ülilihtsalt teid ka, nagu mega nice. Panedki lihtsalt ahjuplaadi peale. Viskad ahju ja kõik, mingi 15 minti asi on tehtud. Ülilebo. Kõik on tehtud, juurikad, siis ma lähen magama, sest kell on 10:30. Ideaalis ma saangi mingi 12 magada ja siis minna juuksurisse. Ja peale juuksurit vaatame, kas me läheme otse trenni või siis tuleme kodus läbi. Ei tea. Sain lõpuks ülesse ka, kell on 12:10. Või ma käisin juba kiirelt pesus mingi 5 minti. Siuke 1,5 tundi mõnusa tund, ma jäin kohe magama, see on nii hea alati. Ja nüüd siis liigume juuksurisse. Otsustasin ikka, et peale juuksurit oleks mõistlik käia otse saalis ära, sest ei tea, äkki tulevad mingid plaanid ette täna. Võtsin juba toidud kaasa, või ühe toidu korra. Aga niimoodi näevad siis karbid välja. See on nagu mega nice. Siin jälle ananassi, ma teen selle veits soojaks, et see oleks nagu jääkuubikud. Siin on meil siis riis, jälle 90/95 grammi. Natukene rohelist, natukene veel rohelist, mis ma ahjus tegin. Siin on kuskil kala ka näha. Toidu sisse panen praegu umbes 2,5 grammi soola iga toidukord. Ehk siis see on siuke 12 grammi. 12-15 grammi soola tegelikult ma söön praegu päevas. Ma siuke enam-vähem trackin juba. Ning mul on vaja veel kaasa teha endale trenni üks jook, mis ma enne trenni joon, aga ma ei tea, kus mu pudel on, või shaker. Ma mingi shakeri leian siit, aga ma ei tea, kas see on safe. Ei, see ei ole safe. Selle peab puhtaks pesema. Mis see pre-workout jook on? Te küsite, mida ma joon enne trenni. Siin kohe näitan teile. Põhimõtteliselt, see on täpselt samasugune nagu hommikul, see on EA, Pulsi oma, et väga hea firma. Enamus asjad, mis mul on, need toidulisandid on Pulsi omad. Ning siia juurde segame veel soola. Mul on siuke toidukaal, aga ta näitab ka nagu, ta on nagu narkomani kaal. Ta näitab neid gramme, et ma saan soola ka selle kaalu järgi panna väga täpselt. Nii, täpselt grammi pealt 2 grammi soola. Selle sheigi ma joon ära siuke pool tundi enne trenni algust. Ehk siis kohe, kui ma juuksurist välja lähen. Jõudsingi siis juba juuksurisse. Praegu sõin kiirelt oma teise toidukorra ära. Ja siis juba saamegi minna. Kell on 12:43. Mul on 17 minti aega. Peaks ilusti jõudma. Ja mis mul üldse täna rääkimata jäi veel üks kõige tähtsam osa. See on vesi. Ja vett peab jooma palju. Eriti praegu, kui on suvi. See, nagu öeldakse, 3-4 liitrit vett päevas on okei. Tegelikult ei ole. See on liiga vähe. Ideaalis on juua rohkem. Mina isiklikult joon iga toidu kõrvale umbes 500 milli. Ehk siis see on juba 3 liitrit. Ja kui ei söö, siis joon ka umbes 3-4. Ehk siis 6-7 liitrit päevas tuleb mul kogu aeg. Ja mineks see ei ole palju. See on täiesti okei. Ma ei pea ennast suruma sellega. Aga vähem ka vett ei tohiks juua. Nii et davai, head isu. Ja ongi järjekordne toidukord jõudnud lõpule. Ananas on OP. Ma soovitan kõikidele. Ja ananas on üldse hea su seedimisele ka, kui sa sööd palju, et see tegelikult aitab. Nii et kindlasti sööge ananassi. Sööge palju rohelist, brokkolid, ube, salatilehtesid. Esiteks see täidab kõhtu rohkem
ning ka kiudained on väga tähtsad meie jaoks, sest see aitab meie seedimisele hästi palju kaasa ja palju me üldse omastame toitu siis. Kala ka, mis ma sõin, oli suurepärane lihtsalt. Mu kallis elukaaslane Liisu tegi mulle ja nii hea kala. Kohe näha, armastusega tehtud. Aga nüüd liigume siis juuksurisse ja varsti juba näete mind uue soenguga. Äkki on üldse kiilaks. Kes teab, mis mu plaanis on. No nii. Nüüd need inimese voodi välja ka, mis on moogin veitsa. Või kuidas see käib, ma ei tea. Okei, tõmban nagu taun. Aga nüüd siis Spartas jalgu pumpama ja tuleb kõva trenn. Õues on praegu 27,5 kraadi. See on nagu täiesti ulme ju. No nii, me olemegi jõudnud Spartasse juba ja mis meil selline trenni on? Siin sees on juba vesi, siis maltodextriini 20 grammi ja siin sees on veel elektrolüüte ka 2 tabletti. Lisaks juurde joon betalaniini ja tsitroliini. Ega pikka juttu pole. Paneme ketsid jalga ja lähme hakkame sooja tegema. See ongi siis soojendusega. Teeme 10-15 minutit sooja ja alles peale seda hakkan juba tegema oma esimese harjutusi. Ma ei tea, kui palju ma täna näitan trenni osa. Näitan kindlasti kõik harjutused ära, aga ei tea, kui palju seda juttu siin tuleb enam. Esimene harjutus oli tehtud, see oli siis lamades jalgade kõverdamine, seal tegime 3 seeriat. Nüüd on istukil jalgade kõverdamine. Tegelikult selle harjutuse asemel tegin ma RDL-e, aga kuna mu alaselg sai viga natukene, siis otsustasime praegult asendada selle harjutusega, et mitte seda alaselg rohkem koormata ja lasta tal puhata. Spartas on täna jõle palav, higi voolab normilt. Praegu on siis leg press, seated leg curls on tehtud. Tegime 3 seeriat üliraskele lõpus. Ning siin on ka 3 tööseeriat ühe jalaga kordamööda ja siis ühe seeria teen 2 jalaga full maxi. Siis kutsun kellegi appi ka ja saab teha korraliku andmise. See on täpselt see ping, kus pool aastat tagasi mu adduktori lihas läks katki. Veits suurem rebend oli. Ning praegu teen hästi rahulikult seda ja üritan maksimaalselt kontrollida. Väga suuri raskusi ei pane ning lihtsalt ettevaatlikult, et mitte uuesti vigastada ennast. Viimane seeria siis, see on 4. tööseeria ja selle me teeme 2 jalaga täiesti maxi. Et nii palju, ma isegi ei loe, palju ma teen, lihtsalt nii palju kui tuleb, nii palju teen. Siin on siis meil põhimõtteliselt eelviimane harjutus. Tegin juba 2 tööseeriat ära
Viimane tööseere jäänud. Raskuseks on 90 kilo. Proovime teha rahulikult, kontrollitult. Peale seda on jäänud ainult kälsid siis ja ongi trenn läbi. Okei, see oli sitaks häbi. Aga õnneks persaga kasv on käes. Siis kälvse ka istukil. Siin on ka 3 seeriat. 2 on tehtud, viimane jäänud. Väga nice. Mu kälvsid. On ka 3 seeriat. 2 tehtud. Viimane jäänud. Trenn on täna sitaks pikalt veninud. Hästi palju jutustanud teistega. Aga iseenesest kõik tööraskused jälle päris head. Mõned asjad isegi suuremad või rohkem kordusi. Jalad on nagu täiega läbi. Nüüd ongi mõnus minna koju ja puhata peale sellist trenni. Ja kõht on ka juba nii tühi. Nii et jah. Teeme viimase seeria ära ja siis hakkame koju liikuma. Trenn on läbi. Väga mõnus on olla, aga ma ütlen ausalt. Kui sa ikka filmida teed trenni, see võtab palju rohkem aega. Pluss, ma võib-olla ei oska veel nii hästi teha seda. Nii et mul võtab nagu ekstra kaua aega see, nii et kell on 4:30. Mu kõht on väga tühi. Peale trenni on valgušeiki. Siin on 40 grammi proteiini. Praegu kasutan ikkagist pulsi oma. Alati on pulss, sest ta on lihtsalt kõige parem, mis ma olen ise proovinud. Vähemalt minu maitse järgi ja see on puhta minu arvamus. Tuli välja, et meil kodus hakkavad saama otsa mõningad toidulisandid. Ehk siis ma pean enne seda, kui lähen koju, käima Fitpointis ja võtma need toidulisandid ära ja alles siis saab minna koju. Loodan, et kella 5 olen kodus. No nii, jõudsimegi Fitpointi ja ausalt öeldes ma täpselt ei mäleta, mis mul vaja oli. Nii et hakkame kohe meelde tuletama. Sul on süüra, keegi helistas mulle vahepeal. Pidin veits tööasja tegema ja nüüd I'm back. Esimene asi, mis ma võtsin, on tryptofaan, sest see hakkas meil otsa saama. Ning järgmiseks on meil TMG, mida ma joon kogu aeg õhtuti. Siis ma tean, et raud hakkab otsa saama. Raud oli meil kuskil siin. Nii. Okei. Leidsin. Kust rauda võtan. Iga kord ma käin siin poes nii, et ma tegelikult nagu varasemalt juba mõtlen välja, mis ma vaja on. Ja kui ma siia jõuan, siis ma mõtlen, et äkki on midagi veel vaja või ma ei mäleta, mis ma vaja oli. Aga jah. Ma tean, mida ma tahan. Ma tahan mingit keemiajooki, mulle suhkrute. See on OP. Mul meeldib see isotoonik. Päris hea. Fitpoint võiks loomulikult sponseerida mind, siis oleks nagu eriti hea. Aga kahjuks ei, ma ei ole veel nii tasemel influkas. Aga kes teab, äkki kunagi olen. Ostame asjad ära ja liigume koju. Kus ma jõudsin koju, siis kell on juba 17:10. Söön kiirelt ära ja siis ongi magada umbes 1,5 tundi, sest ma pean kell 7 pean kindlasti ärkama ning 7:30 pean vist Liisule järgi minema. Loodan üldse, et teile meeldib see content, mis ma teen ja 3. toidukord, samamoodi brokkoli, kanariis. Siin on jälle 150 grammi jaanassi. Ei midagi uut, kõik on täpselt sama. Kõik on alati plaan järgi, nii nagu treener ütleb. Aga davai, head isu mulle, head isu teile, kes söövad ning varsti juba uuesti näeme. Just ärkasin ülimõnus, niuke 1,5 tundi und, mega sügav uni oli ka. Ja nüüd siis mõõdame vererõhku ja peale seda sööme ja peamegi juba Liisule järgi minema.
päris hea, päris hea. 131, aga see ei ole üldse nii hull. Et siin praegu ma just ärkasin, tõusin, sõin, jõin vahepeal ja peale rasket trenni ka 131 ühe rõhk on tegelikult suht okei. Nii et jah, hakkame sööma. Järjekordne toidukord, juba neljas toidukord. Võtame praegu ka omega-3. Tegelikult ma võtan neid enne igat toidukorda. Lihtsalt ma unustan näidata seda, sest minu mälu on selline, nagu ta on. Selle toidu kõrvale võtsin endale Coca-Colat veits, sest ma nii väga tahtsin seda kanariis ja jälle rohelist. Ei midagi uut. Jällegi tead isu teile, kes söövad ja kes ei söö, siis hakake sööma. No, sõin kõhu nii täis. Nii hea on olla. Täna kuidagi isegi nälge tunne nii palju. Võib-olla sellepärast, et hommikusöög on natukene hiljem. Väga mõnus on olla. Aga kell on saanud hop. Kell 7. Ja Liisu lõpetab kohe töö. Ta just juba kirjutas mulle, et hakkab lõpetama, nii et ma hakkan sättima ja hakkan liikuma. Kuna meil on plaanis minna Solariumisse, kui ma ta töölt peale võtan ja juba siis tulla koju tagasi. No nii, jõudsingi meedikumi ette. Nüüd peab Liisu tootama veits. Auto on praegu nii must. Liisu ütles, tuleb vahetab riided ja tuleb, nii et mingi pool tundi läheb veel. Okei, tegelikult ei lähe. Ta vahetab kiirelt riided. Ma saan nii kaua siin kõndides samme teha. See on väga nice. Ma isegi ei tea, palju mul samme tehtud on, nii et võiks varsti vaadata. Kuigi ta BEM-i osta, siis võite öelda mulle. Äkki kellegi on vaja. Nii et kirjuta, kui sul on vaja. Sul on mu kontaktid olemas. No nii, vaadake, kes sealt tuleb. No joo, kuidas töö läks? See enam. Oled õnnelik on, töö läbi. Kuhu me lähme nüüd? Solariumisse. Nad juba teavad tegelikult. Mida? Nad juba teavad, me lähme solli. Mu viimane patsient küsis, kas ma teen steroide. Sa kindlalt teed steroide, vaat, näiti piitsa. Kindlalt teeb steroide. No me jõudsime Ülemistele ja siis läheme solli. Minek. Ei, võtame ikka seda kofeiini vaba. Vee asemel jood seda, jah? Jaa, toidu asemel. Ma ei tea, see on Võtame ühe. Sollist käidud, mega mõnus oli. Mulle, jah? See on palju üldse. See sulle? Jaa, see kõik on mulle. Ma ei usu. Aga soll oli väga mõnus. Tahan munavalget. Tahad munavalget või? Me lähme ostama munavalget. Ma tahaks tegelikult süüa, mitte munavalget. Ma ei söögi. Sa ainult jood Coca-Colat, sa ei söö mitte midagi. Liisu tellis on Hiinas steroide. Või peptiide, ma ei tea. Jätkan selle uue seljakoti. Ei usu. Vaata, kui palju steroide sa tellisid. Kohutav. Täiesti kohutav. Hea vormi saladus. Aga võtame seda ka. No, võtame veel ühe. Kana pole kunagi palju. Okei, aitab äkki või? Jah. Palju see on? Need on 400 grammist pakk. Davai. Ta piits on heavy. Pumpad kanaga piitsa, või? Jaa. Väga Ma nice. teen muud trenni. Ma võitan patsientidega, lihtsalt proovin neid kinni hoida, siis käed kasvavad. Head, kui ma väike olin, siuksed arste ei olnud. Ma kardaks neid. Jõudsimegi siis koju ja nüüd on aeg süüa. Opa. Kala ja riis. Liisul on vaja rohkem siin mingid. On kartul, salat, kana, tomat, avokaado. Ühepajatoit. No liiga palju rohelist. Ja. See on see viimane toidukord, mis mulle meeldib, see on veits nagu suurem. Mul on eelviimane, ehk siis 5, kell on 20:48. Praegu peab kiirelt ära sööma, hakkame süüa tegema
ja siis juba lähme magama. Davai, head isu. Nüüd hakkame süüa tegema. Või noh, pole väga midagi teha, peame lihtsalt kanahju panema ja riisi keetma. Meil on vaja siis 490 grammi riisi. Nii, praegu ma panen siis endale 490 grammi riisi. On täpselt 1 päevaks. Tavaliselt ma söön seda Prisma riisi 5 kilost. Et see on üks parimaid riise praegult. Aga me kasutasime jääke, sest hakkas otsa saama. Varasemalt ma pole mitte kunagi riisikeedet kasutanud, aga siis kui me Liisuga kokku kolisime, siis ta tõi riisikeet ja see on nii hea. Ma võin riisi sinna sisse ära unustada ja mitte midagi ei juhtu sellega. Nii. Paneme siis veits kana ka ahju. Ja see on kana ka teen ahjus. See kana ahjus on nagu, noh, see on top. See on lihtsalt top. Esiteks sinna mahub suht palju peale. Ning ta tuleb siuke päris hea, kui sa ei tee seda üle. Aga mulle just isegi meeldib, kui see on natukene siuke üle tehtud ja kuiv ja pole toores. Mul Liisule näiteks ei meeldi, kui ma teen kana, sest ma teen liiga kuivaks ja siis ta ei taha seda süüa kunagi. Natukene kana, siis ainuke maitseaine, mida ma panen kana peale, ongi soola. Sest ma väga midagi muud ei pane. Ja siis kana ahju. Ja ma arvan mingi pool tundi, 35 minti kana valmis. Ja ega enam ei peagi mitte midagi tegema, sest juurikad on hommikul ning midagi muud ma ei söögi. Kala on meil valmis, nii et kalaga ei pea tegema juurde. Nii kaua, kuni kana on ahjus ja teen riisi, otsustasin teha natukene samme. Lint, väga mõnus. See on üks parimad ostud, mis ma olen teinud fitnessi jaoks, kuna ostsin selle lindi kasutatud mingi Vassili käest ja Lasnamäelt. Me isegi ei hakka valetama, palju see oli, aga see ei olnud kallim kui mingi 60 €, nii et see on nagu top asi. Kui õues sajab, ma ei tea, lund, vihma, on tugev tuul või sa oled lihtsalt nagu mina paks ja viitsi välja minna õue, siis seal on inimesed, siis nagu see lint on OP. Eriti hooaja lõpus, kui sa ei taha mitte kedagi näha, siis nagu ideaalne on see lint, kodus sammud ära, Bolt Foodiga tellid endale poest toitu ja sa ei pea üldse õues käima, nii et see on OP. Aga ma arvan, ma teen siin rahulikult 20 sammu ära ja siis ongi juba kana valmis. Sain oma sammud tehtud ja tegin isegi rohkem kui pidin. Tuli kokku 3000 sammu. Väga nice ja meil sai kana ka valmis. Liisu siin teeb unpacking ut, mis said? Peptiidid. Mul oli väga uut trennikotti või selle kotti vaja. Väga ilus kott. See nagu, noh, ma oleks eelistanud musta, aga see oli väga hea hinnaga viitelist. Aga vaatame chickenit pigem. See on palju huvitavam minu arust. Nii me võime tuli põlema panna. Kust tuli käib? Opa. Nii. Riis on valmis. Mis ta? See on nagu jalanõude see on ju. Aha, flexi. Aga tegelikult sa paned siia meal prepi karbid. Ei, sa ei tohi. Siin on jalanõude silt. No, ma ei kanna jalanõudest, mul on meal prep. Ei, sa ei tohi. Nii, vaatame kana. Op. Vahelt on ikka loll. No vaadake seda. Ideaalne ju. Kana on valmis. Nii et hakkame sööma viimast toidukorda ja siis juba sätima magama. Hakkame sööma viimast toidukorda. Enne seda mõõtsin jälle vererõhku. Võtan jälle 132, selliseid 165. Ideaalis ta võiks olla natukene madalam. Praegu tänan ta kuidagi kõrgem on, et tavaliselt on ikkagi sellest madalam. Riis, kana, salat. Ei midagi uut. Aga hakkame sööma. Head isu. Päeva viimane toidukord söödud. Nüüd on aeg võtta magustoit ja siis minnagi magama. Kell on saanud 22:10. Kell polegi nii palju. Aga me oleme hästi vanad ja väsinud. Nii et me oleme varem magama. Õhtuti ma võtan siis D-vitamiini. Võtan DMG.
nii, siis võtan melatoniini. Natukene... Mis mul veel? Melatoniin. Võtan natukene triptofaani. Siis on vaja multivitamiine võtta. Vaja võtta magneesiumit. Opa, see on kinni. Siia panin. Biglütsinaati, see on parem. Ja, magneesium biglütsinaati. Nii, kas on kõik. See näeb välja siis. Siin natukene neid. Ma siis võtan õhtuti ka 5 grammi keratiini, et päeva peal on 10 grammi kokku. Tahtsin veel näidata ka seda, mis mu aktiivsus täna oli siis lõpuks. Täna me kulutasime siis 1167 kalorit ja samme tuli mul isegi 19 000 sammu. Suht crazy. Aga nii nägigi välja siis üks päev minuga või siis day in my life. Kõvasti trenni, mingi tavaasjad, hästi palju aktiivsust ja vara magama ka. Kas midagi muud polegi. Nii et pane kindlasti like, kommenteeri, kulutad sellega nii mõne kalori ja et viska follow ka. Ja mis siis ikka, näeme juba varsti.